Te kuulate Türi valla taskuhäälingut. Hea vaataja, täna oleme tulnud siis salvestama värsket taskuhäälingu saadet Kirna mõisa. Oleme siin ennast mõnusasti sisse seadnud. Kõik näevad, et meil on siin väga mugav olla, eriti meestel. Ja meil on täna siis saates Kirna mõisa esindajatena Tuuli ja Miia, tervist. Tere. Ja siis Vilefarmi esindab meil Imre, tervist. Tere. Ja miks me siia tulime, ei ole otseselt see, et tulbid hakkavad varsti õitsema, kas tulpidel on ninad väljas juba või? Tulpidel on täitsa ilusad ninad väljas ja peame pöialt, et need ilusad ninad kasvavad ka ilusateks tulpideks. See aasta on talv olnud imeline ja kevad paistab ka tulevat imeline, nii et tulp tahab siukest kuivemat ilma. Loodame, oleme endast kõik andnud, et see nii läheks. Ja Kirna on ikkagi selles mõttes Järvamaa kõige kuulsam mõis, et siit ei ole pärit ei mingit kruselstehni, vaid siin on ikka Tullp. Tema on iga kevad ikka väga kõva tegija, ma ütleksin. Ja ma vaikselt saladuskattel ütlen, et meil on ka teoksil ju Kirna mõisa ajalooraamat, nii et kõik võimalikud fonnid, kes siit on ajaloo jooksul 400 aasta jooksul läbi käinud, saavad, kui kõik hästi läheb, sügiseks kante vahele, nii et on mida oodata. Veel ühe saate teema võib-olla isegi. No jah, saame sügisel uuesti Kirnas kokku. Aga siin kohvikus on väga mõnus. Meil on värske kohv. Ja tegelikult tänase saate teemaks on siis meil ei midagi muud kui maamaitsed. On nii? Ja meeled. Ja meeled. Võt. Kumb on olulisem, meel või maitse? Kuidas kellegile? Või on maitse meel? Kui sul silmad kehvad on, siis on nagu meeled väga olulised. On jah. Maitse meel on oluline. Aga tegelikult on siis lugu selline, et nii Kirna mõis kui Vilefarm siis esindavad Türi valda või siis ka Järvamaad sel laupäeval, 14. märtsil T1 Tallinna kaubanduskeskuses sellisel üritusel nagu maameeled ja maitsed. Ütlesin, nüüd sai õigesti. Sai küll. Mis see üldse on? Tegelikult oli eelmine nädal jõudis postkastiga värske rahvaleht, et seal me natukene sellest kirjutasime. Aga võib-olla te seletate lahti, et mis need meeled ja maitsed ja miks need peab Tallinnasse viima ja kuidas maa üldse maitseb? Meil ikka maa maitseb, et ilma maa maitseta väga ei saa, et kui ma käisin siin raadios rääkimas, nad küsisid, et kuidas seal on, et kuidas teil seal maal on, et ega ära ei väsi, siis ma ütlesin, et kui me maal ära väsime, mis te siis linnas teete? Eks ju. Aga see ongi nii, et miks see sai see üles kutsutud see asi, et tegelikult on meil siin imelisi tootjaid. Meeletult palju sellist toodet, mida meie jaoks on elementaarne, tore ja vahva, aga mitte kõigil ei ole lihtne ennast välja raiuda Tallinnasse, kus rohkem raha ja rahvast on. Või vastupidi, rahvast ja raha, kus kõik kodavidi ütled. Ja siis selline sündmus on vahva, kus saavad kõik oma tooted välja viia, anda maitsta, anda katsuda. Ja nii vast saab linnarahvas ka teada, mis toredad tooted meil olemas on. Ja maitsed. Ja siis äkki tuleb, ostavad koha peal ja satuvad ka siia edaspidi. Tegelikult kevadeti siis, kui Kirnas on tulbifestival, on mul natukene tunne, et osa Tallinnast on siia tulnud. Et ei ole sinna läinud kõik. Eks jah, kuna ka meie osaleme sellel Järvamaa ühistendis või ütleme sellises väljapanekus seal T1 maa meeled ja maitsed, siis meie mõis esindab siin nii meeli kui maitseid, ehk siis tulbifestival ju on otseselt see, mis meie kõike 5, kui mitte isegi 7 meelt kõditab üht või teistpidi ja eks tulbifestival võib-olla on jõudnud juba kaugemale kui Türi vald või Järvamaa, et hetkel peame ennast ikkagi selliseks üle-eestiliseks sündmuseks, aga sellegi poolest on ikka põhjust minna ja ennast meelde tuletada, sest tõepoolest ju tulbifestival sellel aastal nagu ka igal teisel aastal on planeeritud algama just emadepäeva eelsel laupäeval, et kas need tulbid sellel päeval kõik suures õies on, eks näeb, aga me oleme istutanud väga palju varaseid sorte sel aastal, et isegi kui kipub tulema külm kevad, siis kindlasti midagi juba õitseb. Ja mis kindlasti saab olema jälle, mida on raske nii-öelda T1 viia, on kogu seda tulbi välja, ent mingi ivakese igast asjast, mida Kirna mõisas saab kogeda, me sinna kindlasti kaasa võtame. Ja see ei ole ainult tulbid ja tulbilõhn,
vaid see on ka siis meie see nii-öelda maitse pool ja täna me väga sümboolselt ka istume ju kohvikus, et T1 saab kindlasti maitsta meie signatuurkringlit, võib öelda, kõik, kes siin kandis elavad, teavad ja võib-olla veel ka muid mõnusaid maitseid, mida me siin pakendada suudame. Aga muidu peab ikkagi Kirna mõis ei ole vaatamisväärsus, kuigi meid kutsutakse. Või isegi hääletati eelmine aasta Eesti kõige paremaks vaatamisväärsuseks, siis me ütleme alati, et me oleme kogemisväärsus. Ja vaata, meeled ongi see, mida peab kogema. Ehk siis selle ivakese kogemist me viime sinna Tallinnasse kaasa. Just. Aga selle kohviku poole pealt saame ka kohe rääkida, ma arvan, et Miiaga, eks. Et mida teie hakkate, millal hakkate pakkuma ja mida te siis sinna Tallinnasse ja Kringlist oli juba juttu. Ka tuleb kaasa. Ja Kringli peale võite te kõik täiesti kindlad olla, see oli, on ja jääb, mitte kuhugi ta lähiajal meil kadumes ei ole, aga nagu ka terve Kirna mõis, siis meie mõisakohvik areneb tegelikult tohutu kiirusega ja oleme ka nüüd juba paar aastat pakkunud täiesti sellist juba võiks öelda isegi restorani väärilist sooja toitu, meil on ikkagi a la carte menüü, meil on lauateenindus, kõik nagu ühel heal restoranil ikkagi olema peaks. Ja see aasta, kõik nagu ikka, oleneb ilmast, millal me avame. Aprillis sooviks juba kindlasti külalisi siin kevadel teenindada, aga kui ilm seda soosib, siis ma ei välistaks ka näiteks täiesti juba märtsi lõppu. Märtsi lõppu, nädalavahetustel kindlasti, et esialgu elu on näidanud, et linnainimene ja ka tegelikult maainimene kipuvad ikkagi nädalavahetusteti meile kevadel pigem külla juhtuma. Aga seda informatsiooni täpselt, et mis päeval me siis see hooaeg esimest korda avatud oleme, saab kindlasti kõige täpsemalt meie sotsiaalmeediast, ma arvan. Ja. Aga jah, see, mis Miia rääkis, et vaikselt hakkab restorani mõõt juba kätte jõudma, et sellel tegelikult on ma arvan, täitsa jumet, et kui me siin räägime ka Tulbifestivali võtmes, mis on ju tegelikult kohe ukse ees, palju meil on veel? 2 kuud minna, jah? 60 päeva. Eks 2 kuud, laias laastus. Ma lihtsalt tean, et praegu täpselt 60 päeva. Et siis, kui meil suvel on juba küllaltki kuulsaks saanud meie maitserännakud 5-6 käiguliste õhtusöökidega. Siin ma pean vahel ütlema, et need on väga head. Aitäh, kes me püüame. Ja siis kuna meil on aastaid olnud, iga aasta on olnud küsimus just nimelt emadepäeval, et tahaks istuda perega laua taga, aga meil on ju Tulbi ajal alati ju bufetiteenendus, sellepärast et lihtsalt rahvast on niivõrd palju, et sellel aastal me teeme, tulles vastu klientide soovile, emadepäeval erandi ja meil saab ka nautida siis, mis meil on, 3-käiguline meil on tõesti lõuna, pidulik istumine, aga Miia räägib täpsemalt. Et mõte oli siis teha 3 kattes, selline pidulik emadepäeva, kuidas siis öelda, lõunasöök, siis selline natuke hilisem lõunasöök ja ka õhtusöök. Katted on kell 12, kell 3 ja kell 6 ja pakume siis 3-käigulist menüüd. Kas me avaldame ka, mis need hõrgutised on? No 3-käigulise menüü juurde käib veel ka klaas kihisevat või ilma kihisevata, et vastavalt soovile. Aga anna väike vihje, mis sealt siis tuleb. Anname vihje, kõik ei hakka ka ette ära rääkima. Ei, aga ütle et mis. Et sõnaga tuleb siis selline hästi suvine kerge grillitud ahjupaprika ja feta muussiga eelroog. Seal on veel palju ägedat huvitavat, mille kohta saate kindlasti kodulehelt ka juurde lugeda. Siis pearoaks tuleb selline kuidas ma nüüd ütlen, selline apelsinimee marinaadis kleesitud kanafilee, hästi siidise pruuni või apelsinikoore porgandi kreemiga ja siis limoncello beurre blanciga, mis on siis selline võinekaste ja magustoidu teeb tegelikult meie hoopis kondiiter, kelleks on Ferkle. Ta hetkel on küll Austraalias ennast arendamas, aga tuleb juba Tulbi ajaks meie juurde tagasi ja tema siis teeb meile maailma parima šokolaadi muussi. Nii et selline on siis meie elu esimene emadepäeva erimenüü, mis toimubki siis. Ja sellega ongi siis soovitusse kindlasti ette ära broneerida, ette osta, neid piletid on kodulehel saadaval, sest ma pean tunnistama, et kella 12 kattest on juba pool läinud.
3 natukene ja 6 on rohkem kohti. Aga noh, see lihtsalt nii on. Lihtsalt emadepäev nõuab ju seda, et peredega istutakse lauda ja see menüü, mida Miia ette luges, see on siis nii-öelda täiskasvanute menüü, aga me oleme mõelnud ka laste peale, sest pered tulevad ju tihti peale. Pere saab ju olla ainult siis, kui seal on ema. Ema saab olla ainult siis, kui on lapsed ka olemas, eks ju. Keegi on ikkagi kellegi ema ja kellegi laps. Ehk et väikestele lastele on meil mõeldud? Ja, lastele on meil siis koorene kanapasta, nii üllatav, eks ole. Pidime valima midagi, millega saaks nagu alt minna ja see šokolaadimuus võiks kindlasti ka lastele maitseda ning nad saavad ka siis vabalt valitud mahla või limonaadi endale sinna menüüle juurde. Ja see siis peegeldub ka hinnas, et laste menüü hind on natuke odavam. Mul on hea meel. Palju odavam, jah. Seda me nüüd kuulates, mul on hea meel, et me ei ole hommikul veel midagi söönud. Tundus veel eriti isu äratav. Kuidas sul Imre on? No ja pidasin vastu veel. Pidasid vastu. Ja, et ma juba tahtsin öelda, et tooge ära siis. Teeks selle ühe proovimise ära, selle keskmise käigu näiteks. Ja, just. Aga tsiteerides Tootsi, siis kas sinna ikka selle kuulsa saia sisse või kringli sisse ikka rosinaid ka pannaks? No see kringel, mida meil siin Kirna-Mõisa kohvikus küpsetatakse, sellesse läheb palju rosinaid ja sinna läheb palju võid. Ei pea noaatsaga taga ajama. Ei pea noaatsaga taga ajama ja sinna läheb palju võid. Ja kui suures toonitan, päris võid. Päris võid. Ja see ongi see salajane komponent, mis teeb sellest asja sellepärast, et tihti peale küsitakse, et kuidas teil see siin nii teistmoodi maitseb kui linna oma, et siis ma teate, me kasutame võid endiselt. Ma muiduks ütlen, et nad algul olid nii tagasihoidlik, et häbenesid, et kas tasuks kringlit või stritslit kaasa võtta, siis ma olin küll veendunud, et see tuleks kindlasti kaasa võtta. Kui meil tuleme nende maamaitsete ja meelte juurde korraks tagasi, eks ju, ja tulevase laupäeva juurde, et kas Türi vallast või Järvamaalt on kindlasti osalejaid veel? Jaa, Türi vallast ma arvan, et on 10 ettevõtjat, on Imbikaru käsitöötuba tuleb kindlasti, siis on martsipanitootja, aita nüüd öelda. Õige magus. Jah, õige magus, eks on väljas oma toodetega. Siis on üks nahaspetsialist, kes nahaga tegeleb. Ja siin on päris palju tuleb välja, et ma arvan, et nagu parimad tegijad tulevad ikka kohale. No jah, teie ikkagi kohalikud, siis teie koostöö on sujunud tegelikult juba ju aastaid. Et see, et te nagu sinna maamaitsetele ja meeltele lähete, on nagu selline loomulik nagu käik. Aga kui nüüd kuuleb see inimene, kes tahabki nagu tulla ja vaadata ja maista, siis äkki mõni soovitus just selleks konkreetseks laupäevaks, et mis kellast võib tulla? Kella 10 peaks siis olema kõik, kella 12 peaks kõik olema üleval ja kella 6-ni. Ja siis seal on mitte Türi valla rahvas, vaid seal on Jõgevamaa, Järvamaa ja Raplamaa tootjad. Nii-öelda 3 maakonda. 3 maakonda, et kesti, eks ju. Ma arvan, et kui ma Raplamaalt ja Jõgevamaalt ja siis Järvamaa teisest poolest vaatasin, et ma selle raadiomänguks sain kingitusi neilt, siis oli seal meeletuid toredaid maitsid. Oleks taht kõike lahti teha vaikselt, aga ei saanud, tuli ära anda. Aga oli väga lahedad asju. Aga selline üritus või ettevõtmine on nüüd sel aastal esimest korda või on ta midagi? Sellisel kujul küll. Meil on midagi sarnast olnud, kus ma tegelikult võtsin snitti. Oli kunagi, kus Järvamaal Solarises olid Järvamaa päevad Tallinnas. See oli 9 aastat tagasi või midagi sellist. Ja siis Solaris ei tahtnud meid enam millegi pärast. Ja siis jäid nad soiku. Aga eks olin kogu aeg ju tootjatega ja väikeettevõtjatega suhelnud, et tegelikult sellist väljundit oli tarvis kõigil. Ja siis ma seekord koostööprojektina tegin ettepanekult, et ärme lähe ainult ise oma maakonnaga, vaid teeme suuremalt natuke, teeme selle sündmuse tugevamaks. Ja siis sai räägitud nii Jõgeva kui Raplamaaga ja nad arvasid, et see võiks tore asi olla. Ja nii ma arvan, et tegelikult mida rohkem tootjaid korralikult kohal on ja ikkagi on otse tootjad on kohal, mitte ei ole keegi vahendaja. Just siis nimelt. Seda tugevam ta peaks ka olema. Siinkohal tervitame ka Jõgevamaa toidutootjaid, sest sellel aastal Jõgevamaa on ju Eesti toidupiirkond. Nii et ma arvan, et sellel aastal seal kandis pööratakse eriti suurt tähelepanu just nimelt toidutootmisele ja Eesti toidupakkumisele, nii et ka sealt on kindlasti tulemas hästi palju põnevat, aga Imre, sa unustasid ütlemata, et ka kultuuriprogramm on seal lisaks
lisaks meie ostuvõimalusele, et see on ka hästi oluline, mis loob sellise toreda laada ja sellise niisuguse meeleolu, mis näitab, et meil siin ainult ei toodeta palehigis asju. Jah, et meil siin Türi noorteansambel Raju Teele igal täistunnil teeb mõned palad ja siis minu noorem tütar ka vist nagu teeb seal mõned laulud, ma olen aru saanud. Ma olen aru saanud, et tema oskab laulda. Tal on see vist kuidagi midagi on selgeks saanud. Jah. Et eelmise aasta laululinnast. Isasse. Kas sellel aastal on see Türi laululind juba veel vist on olemata? Veel ei ole olnud. Jah. Eks siis seal näeb teda ka kindlasti, ma usun, esinemas. Nii vist tal plaan oli, ma sain aru. No, väga hea plaan on see. Et ma arvan, et see sündmus saab tulema selline mõnus, selline, kuidas ma ütlen, mitte päris laat, seda ta ei ole, aga laupäev on ju alati turupäev, ikka käiakse ju laupäeval turul ja see on selline täpselt selline maitsmise ja nii-öelda meeltega kogemise koht, kus erinevalt Selverist, kus sa keerutad seda plastpakki käes ja vaatad, et ei tea, mis seal sees on, siis kindlasti on võimalik seal nüüd laadal või siis ütleme sellel väljapanekul degusteerida. Meie kavatseme küll kindlasti oma stritstit lahti lõigata ja pakkuda ja ka muud head, paremad maiustused, mis meil seal on. Näidake ikka kile seest, ma kahtlustan, et see saab väga kähku otsa. Me võime ta kile sisse panna, aga see lõhn tuleb ka sealt läbi. Mis veel me tegelikult settisime selle päeva veel, kui sa märkad siis 2. nädalavahetus kuus, et tootjatel võiks õnne olla, et rahval selle kõige raske koha peal võiks natukenegi veel raha olla. No jah, loodetavasti, et jah, nüüd on need palgapäevad ja pensipäevad on juba olnud. Ja pensipäevad on olnud, aga palkasid kõike pole veel kütuse peale ka ära kulunud ja elektriarvetele, et midagi võiks olla nagu jäänud. Ja, see lootus on, jah. Ja ma arvan, et millised ei arva, ma olen veendunud, et me oleme siin väga tugeva meediaga tal ette teinud ja taha teinud ja see peaks ka olema. Tegelikult on olnud küll kuulda, et vahest on mõni selline üritus, kus tegelikult seda nagu infot nagu on hästi vähe, aga ma olen küll lugenud ja kuulnud, et selline asi tuleb, et kes nüüd teid üles ei leia seal T1, see on ise. Kuule, teed äkki sa oled sihtri? Kellele teda on turundatud. Sellepärast märkasid. Jah, ma katsun siis ka laupäev linna tulla. Aga tegelikult sellest nädalavahetust tuleb natukene tagasi, et oli ju mitte väga ammu ka Tuurest. Et kas te seal ka osalesite? Meie osalesime. Siin me tegime natuke teisiti kui tavaliselt. Me nagu läksime Järvamaast lahku, kuulutasime Puaka kuningriigi välja. Ja ma tean, et Saaremaal on see Torgu kuningriigi, on meil ka Puaka oma veel. Ei, meil on päris Pärtsaare veel päris ausale. Ja siis tuli välja, et niimoodi Pärtsaare kuningriigina väljas olles olin ma edukam kui Järvamaaga. Et kui ma olin, käisin kolhoosiga väljas, siis kuidagi ei jäänud sinna konksu otsa kedagi, aga nüüd täiesti 4 uut väikest reisifirmat, kes Eestis teevad Eesti-siseseid reisi, heid mulle konksu otsa ja osadel on juba täitsa kuupäevad kirjas, millal tulevad, pluss sai ka oma toodet müüdud, nii et nagu ma arvan, et oli edukas. Kirnamõis seekord ei võtnud osa sellepärast, et me kõik olime välja teenitud talvepuhkusel nii-öelda puht füüsiliselt kogu meeskonnaga, kes siin majas on. Aga see ei tähenda, pool elu käib ju tänapäeval ju interneti pidi. Nii et meie omalt poolt võtsime osa sellest virtuaalselt oma tavapärase Touresti pakkumisega, mis siis annab võimaluse inimestele osta tõeliselt super soodsalt Tulbi festivali pileteid. Ehk siis see vana hea 2-1 hinna eest pakkumine, kus sisuliselt ühe pileti hinnaks kujunes siis täiskasvanule 6 eurot ja pensionärile 5, et see on sisuliselt meil tavapargi piletihind, et see on olnud taas edukas ja inimesed ikkagi haaravad sellest võimalusest. Kahjuks nüüd tänaseks on see nüüd läbi saanud, et ta käis meil veel kuni naistepäevani ja siis aga tasub silmad-kõrvad lahti hoida, sest meil on kavas siiski ka sellel samal T1 sündmusel, aga ainult koha peal neid pileteid veel pakkuda. Selleks, et inimestel oleks võimalik seal siis koha peal ka nii-öelda koha peal otsustades kohe see valik teha. Nii et jälle veel üks põhjus, miks tasub tulla. Absoluutselt. Ma arvan küll, ja sellised pakkumised kõigil midagi tore. Ja mida rohkem seal pileteid ostad, seda rohkem säästad. Tegelikult vana hea turundustõde.
mida rohkem säästad, ostad, seda rohkem säästad. Just, aga kui me vaatame nüüd natukene sellest T1 üritusest ka kevade või suve poole, kevad ju algab meil juba järgmisel nädalal. Ootamatult jälle täiesti, aga nagu me siin ennem saadet ka pisut omavahel rääkisime, et tegelikult on ju väga mõnus talv olnud. Ma usun, et te kõik olete ka suusa- või uisurajale pääsenud. Mitte ainult soojal maal olnud. et mina suusarajale ei jõudnud. See sulas ennem ära. Mina suusarajale ka ei jõudnud. Mina ka ei jõudnud. Aga ma jõudsin mitu korda mõelda, et peaks jõudma. aga noh, tõesti see talv oli imeline ja sellist tõesti ei mäletagi enam aastaid, et oleks ka päike paistnud lisaks sellele, et lumi oli maas. Teil on küll kehva mälu, mina küll mäletan. Noh jah, aga jah, et selles suhtes kevad on tulemas ja eks selle kevadega hakkabki siin suurem askeldamine pihta, nii et suured sündmused, suvised plaanid, kõik on tegemisel praegu. No eks teil ole jah, täpselt samamoodi nagu need tulbid hakkavad vaikselt ähkama, siis te ise ka siin ju toimetate järjest rohkem, et... Nad tulevad talveunest välja nüüd. Nad on täiesti juba välja tulnud. Vaikselt juba krabistame paberitega juba, ei töö käib ikkagi täie hooga praegu siin kulisside taga jällegi tasub tulla kevadel vaatama tulpide ajal. Ülemine korrus on avatud, seal on väga palju uut ja huvitavat. Meil nimelt said ette 9 komplekti täitsa tuttu uusi aknaid, mis näevad kohe välja. Teised juba restaureeritud aknad tunduvad nende kõrval juba nagu vanad. Aga noh, see nali naljaks tuleb juurde terve ülemise korruse restaureerimata osa uksed, nii siseuksed, kapiuksed, mis seal kõik uksi on, mis annab hoopis teise välimuse, seal on kõvasti vana värvi eemaldatud, nii et ülemine korrus hakkab olema väga põnev. Meil on seal veel lisaks kunstinäitus nagu alati. Meil tuleb seal lisaks eraldi sisustatud fototuba. Esmakordselt tegelikult. Jah, mis on küll eelmised aastad olnud ka nii-öelda kenasid pildistamisnurki tulpi kompositsioonide vahel, aga see aasta siis üks kunstnik loob sinna eraldi maailma tervesse tuppa, võib-olla isegi 2 tuppa. Ma võin lisada, et ma olen muideks neid osasid asju juba näinud, neid aknaid ja neid uksid, need on lahedad. Ja noh, ta annab nagu teise iva, et ärge seda muretsege, et liiga steriilseks pole siin veel midagi läinud. Meil on korduvalt toonitatud, et ärge palun ära remontige kõike, aga noh, kusagil peab ikkagi, aken peaks ikkagi õhku pidama. Aga need akente ehitused on sellised, et mille peale see ei tulegi, et niimoodi kunagi aken tehtud. Ja, no meie põhiline eesmärk on ju ikkagi taastada kõike võimalikult algupäraselt, teha nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vajalik, ehk kõik see vana hõng peaks säilima, aga nii-öelda soe peaks toas püsima ja siin peaks olema mõnus olla. Ja mis meil seal veel siis põnevat on, noh, selles suhtes, et mis lillekompositsioonid tulevad, seda on raske öelda, sest need ju sünnivad koha peal, aga nad tulevad. Sellel aastal võin juba ka öelda, et need uudised ja ägedad asjad ei ole mitte ainult toas, vaid ka pargis. Ehk siis meil on valminud üks äge äpp, millega saab tuvastada tulpe, nende kohta rohkem teada saada. Me plaanime teha tulpide, siis kuidas ütleme, lemmiktulbi hääletuse. Siis, et kõik saavad kaasa rääkida, missugune tulp neile siis meeldib kõige rohkem, mis sort, saame kuulutada välja aastasordi. Siis omaette huvitav on audiogiid, mis annab siis kogu majast ja ümbrusest ajaloolist tausta, mida saab erinevates keeltes kuulata. Mul on küsimus, kas ta pinkide kohta ka annab? Ja see põhiline asi, mis nüüd on see kogu selle projekti nii-öelda süda, on see, et need energiapingid, mille pärast tihtipeale läbi aasta siia tullakse, ka need on saanud selgitused juurde. Väga tore. Iga pink räägib nüüd sellest kevadest ise oma loo. Aga just nimelt ja see on jälle asi, mida ma ei taha praegu pikemalt tutvustada, see jääb kas täiesti eraldi jutu teemaks või siis eraldi kogemiseks, aga jah, see on ühe väga-väga suure ja pika aastate pikkuse töö tulemus.
jah, ja söökides me enam täna vist rohkem igaks juhuks ei räägi, et lõunaaeg hakkab kätte jõudma. Lõunaaeg hakkab kätte jõudma, et või sa tahtsid Miia veel midagi lisada, et ikkagi kohvikusse tasub ka tulla kohe kindlasti. No kui siuke võimalus antakse, kuidas ma saaksin siis mitte jagada, see kohvik on ikkagi mulle väga-väga südamelähedaseks saanud siin aastatega, et see suvi korraldame me samuti siis maitserännakuid, nagu ka eelmisel suvel me seda tegime ja näevadki need välja siis niimoodi, et mina ja siis minu, ütleme nii, koostööpartner Ferkle, kes on minuga enam-vähem sama vana, mina olen ja sama taustaga. Ja sama taustaga, me oleme mõlemad siis õppinud Prantsusmaal kokaks ja töötanud siis Michelini restoranides. Ja tema on siis nii-öelda kondiitri pool ja mina olen siis soolasöögi pool. Ja olemegi siis nii-öelda enda nii-öelda lood ja maitsed sõna otseses mõttes siis ühildanud ja kokku pannud ja on sündinud ja ka on sündimaas väga-väga ägedad road, mida ma arvan, et Eestimaal ei saa nii-öelda võib-olla igas teises restoranis isegi proovida. Ja see, et me teeme seda kõike sellises ägedas interjööris siin Kirna mõisas, see kindlasti nagu annab sellele maitsele ka eriti palju juurde. Ka see viis, kuidas me oma toitu ette valmistame, küpsetame, kõik on tehtud tegelikult puuahjus, päriselt ka, ma ei valeta, või puupliidil, vabandust. Et meil on sellised väikesed erilised asjad, mida nagu, ütleme, et on keeruline kellelgi järele teha. Ja see aasta plaanime siis teha neli erinevat menüüd, kõik tulevad siis 6 käigulised, nende kohta saab ka lisainfot meie kodulehelt ja sotsiaalmeediast kindlasti. Ja neid menüüsid ma hetkel siis ei avalda, et saate ise minna uudistama. No seda oleks liiga pikk ette lugeda. Seda on tõesti palju. Ma usun, see ise kodus järgi tegemine pole soovitatav, kui ei... Miks võiks omapärane olla, et kas ikka suudad? Kas ikka suudad? Ma lisaks juurde, et see nende õhtusöökide eripära on kindlasti see, ütleme, professionaalsusega toetatud, samas nooruslik katsetamisjulgus. Et see on asi, mis minu meelest väärib eraldi väljatoomist ja kui te vaid näeksite, kui neid menüüsid siin ette valmistatakse, sööke tehakse, see köök on väga huvitava energiaga tõesti äge, et kuidas nii-öelda 2 loovisikut koos töötavad, et päris äge. See energia kandub edasi selle söögi sisse, mis läheb lõpuks külalistele taldrikuga ette. Ja ei tohi ka ära unustada nende õhtusöökide juures tegelikult seda veinipaaritust, mis sinna juurde käib, et meil on oma sommelier, kes on meiega juba päris mitu aastat koos töötanud ja tema siis paaritab kõik minu ja Ferkle kunstiteosed siis iga kord uute ägedate veinidega ka. Siin ma võin lisada, et mitte ainult ei pane veini juurde, vaid see jutt juurde, mis selle veini juurde käib ja selle toidu juurde, see on päris tore asi. Jah, nõus. Aga jah, et selles suhtes me liikusime juba edasi nii palju selle suve peale, et suvel muus osas meie programm muudku aga täieneb ja vaikselt nii-öelda koguneb ja kindlasti saavad olema ka kontserdid ja kõik muud, nii et tasub ikkagi silma peal hoida kogu aeg meie sotsiaalmeedial ja ka kodulehel endal. Just, ja ega Imre polegi väga palju sõna saanud, et ega meil on aega peaaegu kohe varsti otsas, aga ikkagi nii-öelda teeme väikse kokkuvõtte, et ma saan aru, et see 4 ettevõtjad või ettevõtted, kes sul sinna konksu otsa jäid, et need on sul ikkagi suvel tulemas, kevadel või suvel? Seal on ikka natuke rohkem kui 4 tulemas. No. Et kõik 3 on ju tulevad. Aga tegelikult on see lugu, et nagu meil lühidalt ütles kokku võtta, et nagu ma aru saan, et ju Kirnas on ju tärkavad tulvid, meil sünnivad kriiad, meil on maikuus oodata kriiasid ja arvan, et me ikka selle avatud talude päevadega käime ikka kaasas, et nagu mul on odavam on teda lahti teha kui kinni hoida, siis on see tänav umbes või see tee on umbes ja riidu ja tülim palju, siis kõik teavad raudselt, et ma olen avatud, olen ma või ei ole, kõik tahavad tulla. Ja eks me tema tavapäraseid toimetamisi teeme, et ega maikuus on ju pügada ja neid töid palju, aga selle juures tahab veel klient ka külla tulla, et siis peab kuidagi hakkama saama sellega. No küllap sa saad, sa oled siiamaani väga hästi saanud ja kus sa teed? Ma tean ju, ja sa muidu siin ei oleks, kui sa poleks hakkama saanud.
aga Kirna poolt ma ikka ütlen veel kord, et neid uudiseid tegelikult, mida siin saaks ette lugeda, on küll ja veel. Kõik, mis puudutab, eelkõige meie põhiline rõhk praegu tööl on ju ikkagi Tulbifestival nii-öelda paika saada ja jälgige sotsiaalmeediat ja kodulehte, et hakkame kas või sellest, et me ju räägime festivalist ja festival peab olema suur ja algama suure pauguga. Esimeseks päevaks näiteks on meil tellitud kohale puhkpilliorkester mängima. Kas punane vaip on? Paneme ka punase vaiba, aga kui vaja, paneme punase vaiba, aga meil on muidugi siin endal foyees punaseid vaipu terved pikad meetrid olemas, et selles suhtes pole midagi, aga jah, et see programmi osa pidevalt täieneb, et on tulemas praegu võtab vormi ka selline aiandusteemeline seminar, mis peaks toimuma ka Tulbifestivali raames, sest jälle taaskord huvi inimestel on nii palju ja see nii-öelda see väljapoolt tulev surve on võib-olla vale öelda, aga selline torkimine, et tehke. Et miks siis ühel inimesel rääkida või kahele või kolmele, et teeme siis juba suuremalt. Nii et kui Tulbifestival on seda nime kandnud juba aastaid, siis tasapisi hakkab ta ka seda lõpuks seda nii-öelda sisu võtma, et tõesti saab olema võib-olla siis tulevikus mitte enam kõige, kuidas see oli see rahva lemmikute hääletusel, et oli lemmik suursündmus ja oli lemmik sündmus. Et siiamaani me olime Eesti rahva lemmik sündmus, eelmine aasta võib-olla siis saame kunagi suursündmuse tiitli ka. Ma arvan, see pole enam kaugel. Võitleme Rally Estonia. Kusjuures te olete natuke tagasihoidlikud küll olnud, et tegelikult sündmus on teil suurepäraselt välja tulnud ja nagu sa ütled, tegelikult ka ja see kasvab aina paremaks. Tänu kõigile koostöötajatele, kaastöötajatele, tiimile. Selles suhtes, et me ei teeks seda midagi ära üksinda, et meil on iga aastaga selle võrra lihtsam jälle korraldada, et meil on väga palju püsivabatahtlikke, kes juba tulevad ja teavad, mida nad teevad. Meil on püsitiimiliikmeid, töötajaskond on kasvanud ja eks see annab jälle võimaluse uute arendustega tegeleda. Aga mina tänan teid ka, et te tegite täna toredat koostööd. Ja ma usun, et kes tahab, siis saab teiega kohtuda laupäeval T1 või siis natukene hiljem juba Vilefarmis või siis Kirnas, köögis, kohvikus, Tulbiväljadel. Nii et aga aitäh teile ja meie kuuleme jällegi umbes nädala pärast. Kõike head teile, head saabuvad kevadet. Kuulmiseni ja nägemiseni. Suur tänu kõigile. Aitäh.